Ma natukene siin toimetan korra ekraanidega, sest kui sa 3 ekraani taga oled, siis on reeglina suhteliselt segadust tekitav see, mis asjad sul mis ekraanil on. Kas ma saan selle pildi korda, ei tea selle pildi korda. Teeme siis seda pidi. See peab aega, et natuke selja taha vaatama, aga midagi pole teha. Aga täna meil on siis see disaini töötuba, kus ma räägin teatud põhimõtetes, mida te selliste ujuvate tuulikute projekteerimisel ja ehitamisel peaksite arvestama või mis on need asjad, millele te peaksite oskama tähelepanu pöörata, kui te neid nüüd ühel hetkel tegelikult seda tuulikut planeerima hakkate ja ehitama hakkate. Ja peamiselt räägingi siis sellest võib-olla rohkem sellisest projekteerimise poolest, et mis on need põhilised mõisted, mida me peame tundma ja mis on need põhilised arvutused, mida te siis võiksite enne võib-olla siia basseini tulemist ära teha. Kui te neid ei tee, ilmselt ei juhtu ka otseselt mitte midagi. Osad neist asjadest on sellised, mida te teatud määral või teatud tasemel ilmselt nagunii tajute, aga osadel asjadel on siis hea, kui te saate veidi parema aru saama, et miks midagi täpselt niimoodi toimub või aset leiab seal vee peal, nagu siis ta päris elus aset leiab. Ja nagu Marike juba ütles, mina olen Tallinna Tehnikaülikooli meretehnoloogia professor. Minu hariduslik taust on tegelikult laevaehitus, aga ütleme, et ujuv tuulik ja ujuv laev on oma olemuselt üpris sarnased. Ja võite julgelt oma kaamerat käimas hoida ja võite ka mikrofone sees hoida ja kui teil kohe mingeid küsimusi tekib, siis võite neid julgelt ka küsida, et alati on eriti sellist online loengut palju parem teha niimoodi, kui sa saad aru, et teised mõtlevad ka kaasa ja on valmis ka küsimusi küsima. Ma igaks juhuks panen selle loenguga salvestama. Ai, see salvestab juba. Kuule, Kristjan, jah, ma panin selle salvestama, et siis saame seda igaks kasutada, on ju. Nii, aga hakkame siis sellega pihta. Kus me siis praegusel hetkel oleme? Me oleme 17. märtsis, kell on natuke 3 läbi ja meil on siis nüüd see online disaini töötuba, peale mida teil on siis ligikaudu 2 nädalat aega, et seda tuulikut planeerida ja siis 2 nädala pärast te olete Saaremaal meie mudelkatse basseinis, kus te siis ehitate selle tuuliku lõplikult valmis ja katsetate taga basseinis läbi. Ja katsetamine leiab aset siis selles basseinis, mis on siin pildi peal. See on suhteliselt pikk 60-meetrine bassein, tänu sellele ka meie maja on selline hästi pikk ja sihvakas. Ja siia basseini siis teie tuulik jõuab, me tekitame seal laineid ja vaatame, mismoodi see tuulik seal lainetes käitub. Aga enne, kui me saame selle disaini jutuga nüüd pihta hakata, siis me peame natuke rääkima, mis on need peamised komponendid, mis tuulikul on ja millised on meie jaoks olulised. Et loomulikult nii palju ilmselt te kõik olete tuulikuid näinud või ette kujutanud, et te teate, et suhteliselt kõrgel on seal tiivikud. Panen natuke teise markeri, siis on veidi parem näidata. Suhteliselt kõrgel on meil tiivikud. Tiivikud kinnituvad generaatori külge. Generaator ise koosneb tegelikult ka päris mitmes komponendist, aga ütleme meie jaoks on see üks suur elektrigeneraator seal üleval, mida siis tuulikud ajavad ringi ja sealt toodetakse elektrit. Siis meil on mast, mis kinnitub ujuva vundamendi külge, mis siis ühendab omavahel need tiivikud ja generaatori ujuva vundamendiga. Meil on reeglina ankurdus, sest ilma ankurduseta see tuulik lihtsalt ujuks ära meil sealt, kus ta peaks olema, et on kindlasti põhja ankurdatud ja meil on ka kaablid. Teie töö keskendub peamiselt sellele ujuvale vundamendile, mis siis ujub mingit teatud veeliinil. Veeliini me tähistame siin presentatsioonis VL-iga, see on hästi paljudel piltidel tuleb meil ette.
Teie peamiselt keskendute selle osa planeerimisele, projekteerimisele. See, mis siia peale tuleb, selle kohta me teil ühel hetkel anname infot, et mis on selle liigikaudne mass ja kus on selle massi kese, mis siia peale tuleb. Aga teie ehitate valmis siis selle ujuva osa. Ja teie ei muretse nüüd otseselt ka selle ankurduse või kaabelduse pärast, kuna nendes katsetes, mis me basseinis teeme, me neid tuulikuid kinni ei ankurda. Me tõenäoliselt kinnitame nad mingil määral kusagil ära, et nad päris liikuma ei hakka, et nad seal basseinis enam paigal püsiksid. Ja kuidas need suured tuulikud siis vee pinnal püsivad? Et sellised väga suured ujuvad tuulikud kaaluvad tuhandeid ja tuhandeid tonne. Nad on väga kõrged ja nende otsas on väga suur pöörlev raskus. Ja loomulikult nad on kõrged, nad on projekteeritud selleks, et nad seal kõrgel seda tuult püüaksid ja see tuul tekitab ka siin üleval tegelikult väga suure koormuse. Aga kuidagi me peame saama nad püsti püsima selliselt, et need tuul ja lained ja hoovused, mis neid mõjutavad, siis pikali ei ajaks. Ja kuidas nad siis veepinnal püsivad ja miks nad ümber ei kuku? Et kui meil oli see esimene kick-off koosolek, siis ma hästi lühidalt paari slaidiga seda selgitasin, aga täna me siis teeme seda veidi arvutuslikumalt, käime need peamised punktid läbi. Ja selleks, et aru saada, kuidas need tuulikud seal pinnal käituvad, on meil tegelikult kaks poolt. Üks on ujuvus. See tähendab, et kui me paneme tuuliku ette, miks see seal üldse ujub, miks see kohe põhja ei vaju. Ja teine on püstuvus, et kui ta meil juba seal pinnal ujub, aga kuidas see siis ka veel püsti jääb. Kuna jällegi meil on tegemist hästi kõrge konstruktsiooniga, kus hästi kõrgel üleval on väga suur mass, siis kuidas see mass nüüd seal vee sees ikkagi pikali ei vaju. Ja selleks, et sellest aru saada, peame me mõtlema teatud teemadele, mis meile väga suurt tähtsust omavad. Esimene asi on selle tuuliku enda raskus või mass. Kui palju ta kaalub? Teine, mis on väga tähtis meie jaoks, kus kohas on see massi kese sellel tuulikul. Seda ma ka räägin, et mis asi on massi kese ja kuidas me leiame selle massi keskme asukoha. See ujuv vundament, mille peal see tuulik hakkab püsima. Mis on selle vundamendi ruumala? Ujuvustest saame teada, et see ruumala on täpselt nüüd see, mis seda tuulikut pinnal püsib. See ruumala kuju või selle ujuva vundamendi kuju on see, mis aitab temal püsti püsida. Et järelikult meid ei huvita ainult see, mitu kuupmeetrit on ta ruumala, vaid meid huvitab ka see, millise kujuga su ruumala tegelikult on. Ja seda kuju meie jaoks kirjeldab ka see, lisaks see, milline, kus kohas selle vundamendi veealuse ruumala kese on. Ehk ujuvuskese. Miks need on tähtsad? Nendest me kohe järgmisel slaidil räägime. Aga me hakkamegi siit ülevalt peale ja räägime kõigepealt raskuskeskmest. Sest raskusest ilmselt saate aru, meil on mingi tuulik, millel on mingi mass, ma ei tea, kas on 12 000 tonni näiteks, ja me paneme ta vette ja nüüd me vaatame, kuidas seal vees ujub ja kuidas seal vees ümber ei kuku. Aga hakkame esimesest asjast pihta ja räägime natuke, mis asi on raskuskese. Ma ei kujuta ette, kas te ilmselt mingil määral olete oma kooliprogrammis sellega kokku puutunud, aga räägime selle ikkagi veel korra üle. Raskuskese või massikese, ma võib-olla kasutan siin läbisegi erinevaid termineid, on punkt, et kui me selles punktis seda keha toestame, siis see keha on tasakaalus. Ma laenasin siit kolleegilt ühe metalljoonlaua. Võib-olla igaks juhuks pean võtma selle tausta hägustuse ära, sest muidu mul lähevad need asjad siin häguseks, kui ma näitan. Ütleme, see metalljoon on hästi ühtlane, aga et järelikult, kui ma tean, et on 30 cm pikk, siis kui ma 15 cm juurde ma sõrme panen,
siis ta jääb enam-vähem mul tasakaalu. Jääb see sõrme peale püsima. Kui ma paneksin nüüd selle sõrme kusagil mujale, siis see ei ole enam raskuskeskmes ja see joonlaud vajuks põhimõtteliselt ühte suunda kaldu. Ja see raskuskese on siis jah see punkt, et kui ma siit selle joonlauaga kinni võtan või mõne muu konstruktsiooni, siis ta jääb liikumatult põhimõtteliselt tasakaalu. Et jah, kui sa hoiad siis mingid teised raskuskeskmes kinni, siis ta on tasakaalus ega vaju kummalegi poole. Ja kui me teeme neid püstuvusarvutusi, siis me tegelikult kogu see tuuliku mass meie jaoks on ainult üks punkt. Ja me oletamegi, et see on punkt, kui siin on meie tuulik, me oleme välja arvutanud, ahah, siin on see raskuskese, siis kogu see tuuliku mass on meie jaoks tegelikult ainult üks punkt, kuhu me oletame, et see tuuliku kogu mass on koondunud, see 12 tonni. Meil ei ole vaja otseselt kirjeldada kogu seda, et kas meil on siin tiivikud, meil on siin post, meil on vundament. Me saame oma arvutused ideaalselt tehtud selliselt, et me oletame või asendame selle kogu tuuliku massi ühe punktiga. Ja siin jah ka visuaalselt põhimõtteliselt sama, mida ma selle joonlauaga näitasin, et kui me toetame massi keskmalt, me oleme tasakaalus, kui me ei toeta massi keskmalt, siis me ei ole tasakaalus. Aga üldiselt me peame suutma seda massikeset arvutuslikult leidma, et kui te seda tuulikut projekteerite, teil ei ole see tuulik selline joonlaud, mida käes hoida ja erinevas kohas toestada ja vaadata, kus kohta ta teil püsime. Me peame suutma või teie peate suutma seda arvutuslikult määrata. Ja kuidas me seda siin leiame? Ma loodan, et te teate, mis asi on moment. Moment või jõumoment on see, et kui mul hoian siit sellest joonlaust kinni ja siia rakendan nüüd mingit jõudu selle 30 cm kaugusele, ütleme, et rakendan 1 kilogrammi jõudu. Ehkki korrektne on öelda 1 kilogrammi asemel ligikaudu 10 newtonit, sest jõuühik on newton, aga ma siin selles loengus natuke ebakorrektselt kasutan teinekord jõu asemel ka kilogrammi või ma ei kasuta momendina alati newton korda meeter, vaid kasutan teinekord ka kilogramm korda meeter. Et ühesõnaga, kui ma rakendan siia mingit jõudu, ütleme, et ma lükkan teda 1 kilogrammiga üles poole, siis see moment nüüd selle punkti suhtes, kus ma kinni hoian, antud joonlaual on siis 1 kilogramm korda 30 centimeetrit. Ja kui me kasutame SI ühikuid 1 kilogramm korda 0,3 meetrit. Ja see massikese on nüüd selline punkt, kus mõlemale poole jääva massi moment selle massi keskme suhtes on täpselt sama suur. Et see on nüüd arvutuslik definitsioon massi keskme asukohale. Ehk kui mul oleks selline tala, mille kummaski otsas oleks 10 kilogrammi, siis selle tala koos nende massidega, siis selle süsteemi massikese on selles punktis, kus need 10 kilogrammised kaalud tekitavad täpselt sama momendi. Esimene ülesanne on selline suhteliselt lihtne, sümmeetriline ülesanne, et saame ennast kenasti soojaks ära teha. Ütleme, et nad on 10 meetri kaugusel või see tala on meil 10 meetri pikkune, siis loomulikult me võime siit sümmeetriast juba öelda, et see massikese on siin täpselt keskel. Ja kui me nüüd arvutaksime, mis momendi tekitab see mass selle punkti suhtes või mis momendi tekitab see mass selle punkti suhtes, siis me näeme, et loomulikult nad mõlemad on võrdsed. Siin on 10 kilogrammi korda 5 meetrit, ehk see moment on 50 kilogramm meetrit. Teise pool on täpselt samamoodi 10 kilogrammi siin, ta on massi keskmes 5 meetri kaugusel, jällegi 50 kilogrammi meetrit. Mõlemad tekitavad täpselt sama võrdse massi või momendi ja jäävad ideaalselt tasakaalu. Loomulikult see pilt läheb natuke huvitavaks, kui meil ei ole enam sellist sümmeetriat. Ja sageli meil konstruktsioonid mõnes suunas ei ole sümmeetriat. Võib-olla ühes näiteks tuulikte, võib-olla vee tasandil horisontaalsete telgede suhtes on sümmeetrine,
aga võib-olla kõrgussuhtes ilmselgelt ta pole sümmeetria. Meil on see raske rootor seal üleval, meil on palju kergem mass ja siin meil on all jällegi suhteliselt raske ujuv vundament. Et seal ei ole mitte mingit sümmeetrit, kuhu me saame sõrme vahele tõmmata ja öelda, et selle punkti suhtes see mass on sümmeetriline. Ja nüüd ilmselgelt, kui meil on ühel pool üks kaal ja teisel pool teine kaal või raskus, siis see massikese enam ei ole meil keskel. Siin ma olen selle massikeskme välja arvutanud ja ma lihtsalt näitan, et mismoodi ka siin me saame arvutada ja näidata, et need momendid on võrdsed ja siis järgmisel slaidil me juba leiame ühe süsteemi massikeskme. Ja loomulikult siin nüüd sellises süsteemis, kus meil need massid on ebavõrdsed, siis ka see massikese ei saa enam olla keskel, vaid on natuke selle raskema massi poole. Aga jällegi, kui me leiame, mis momendi see mass tekitab selle raskuskeskme suhtes ja mis momendi see mass tekitab, siis me näeme, et need massid on mõlemad võrdsed. Siin meie moment on 10 kilogrammi korda 2,5 meetrit ehk 25 kilogrammi korda meetrit. Ja siin teisel pool täpselt samamoodi tegelikult. Meie mass on 3,33 ja see kaugus on 7,5 meetrit. Kui me korrutame need läbi, saame täpselt samamoodi 25 kilogrammi korda meetrit. Ja tegelikult see ongi nüüd see põhimõte, mismoodi me seda massikeskme asukohta leiame. Me leiame siis seda punkti, milles mõlemale poole jäävad massid tekitavad selle punkti suhtes täpselt sama momendi. Ja teeme korra selle sellise lihtsustatud või idealiseeritud tuulikuga läbi. Ütleme, et meil on tuulik, millel on ujuv vundament, mis kaalub 2000 tonni. Ütleme, et selle ujuv vundamendi enda see massikese on siit tuuliku põhjast 10 meetri kõrgusel. Tüüpiliselt me sellist põhjapunkti, mille suhtes me arvutusi teeme, tähistame tähega K. Siin neid punkte, mida me siin kasutame, tulevad mõned veel, aga esimese punktina me oleme defineerinud selle tuuliku kõige alumises punktis asuva punkti, mida me tüüpiliselt tähistame tähega K. Et siin on 10 meetri kõrgusel on meil siis esimene mass, mis on 2000 tonni. B-liin on enam-vähem selle massi kohale, kogu see ruumal on uputatud, seda pole otseselt mõtet veepinnal hoida. Siis 70 meetri kõrgusel meil on selle torni raskuskese. Ütleme, et see torn kaalub 200 tonni. Need numbrid peaaegu ei tähenda mitte midagi, nad on võib-olla enam-vähem proportsionaalsed, aga see mass, mis siin on, tähiseb pigem natuke väiksemad tuulikud kui tänapäeval planeeritud. Ja nüüd väga kõrgel tuuliku põhjas 150 meetri kõrgusel meil on see tiivikud ja siis see generaator ja nende mass kokku on 1000 tonni. Ja nüüd oma püstlusarvutusteks me tahame teada, kus kohas see massikese on. Me tahaksime nüüd võtta ühe punkti, kuhu see mass koondada ja kasutada arvutustes seda ühte punkti. Ja mismoodi seda siis leitakse? Me võtame nüüd selle punkti K, mis on siin põhjas ja leiame nende masside momendi selle punkti suhtes. Ehk me korrutame läbi selle massi ja korrutame selle läbi selle massi kaugusega sellest punktist. Ehk see 2000 tonni on meil 10 meetri kaugusel, 2000 korda 10, 200 tonni on meil 70 meetri kaugusel, 200 korda 70 ja see 1000 tonni on meil 150 meetri kõrgusel. Ehk viimasena liidame selle 1000 korda 150. Liidame kõik kokku ja saame, et nende masside moment selle punkti suhtes on 184 000 kilogrammi meetri kohta. See number ei ütle meil esialgu võib-olla suurt midagi. Kes tahavad, võivad seda võrrelda ühel hetkel oma autoväände momendiga, siis saavad võib-olla suurusklassis mingi ettekujutuse. Ja
selle raskuskeskme saame nüüd kätte, kui me jagame selle momendi selle tuuliku kogumassiga. Ja nii lihtne see asi tegelikult ongi. Selle massi keskme kõrgus siit punktist K möödetuna, selleks me võtame selle momendi, mille me siin just arvutasime, see on 184 000 ja jagame läbi selle tuuliku kogumassiga. 184 000 on siin ja tuuliku kogumass on siis 2000 tonni pluss 200 tonni pluss 1000 tonni. Ja me näeme, et see massi kese siit tuuliku põhjast on 57,5 meetri kõrgusel. Ja massi keset me tavaliselt tähistame tähega G, mis viitab siis gravitatsioonile. Ja nüüd me oleme juba 2 punkti siin defineerinud. Me oleme defineerinud selle põhja ja me oleme defineerinud massi või raskuskeskme. 2 punkti me oleme juba saanud aru, mida meil nendes arvutustes vaja läheb. Järgmine punkt. Kui kellelgi on küsimusi, siis kordan uuesti, et küsige julgelt või võite ka chati kirjutada. Järgmine punkt, millest ma algul rääkisin, oli see, et meile omab väga suurt tähtsus see veealune ruumala ja see, kus selle ruumala kese on. Ehk järgmiseks nüüd räägime ruumala keskmest või me kasutame ka terminit ujuvuskese ja me seda tähistame tüüpiliselt tähega nõrk B, mis tuleb ingliskeelses sõnas buoyancy ehk ujuvus. Ujuvuskese on nüüd selle veealuse ruumala keskpunkt. Ehk kui teie ujuk või tuulik läheb vette, siis mingi osa sellest tuulikust ilmselgelt vajub vee alla, surub oma teelt vee eest ära ja see ongi see ruumala, mis teie tuulikut vee pinnal ujuvana hoiab. Ja nüüd sellel ruumalal on ka oma mahukese. Tegelikult on praktiliselt täpselt samasugune see arvutuskäik on sarnane nagu massikeskme arvutus, et me jällegi vaatame, otsime tegelikult punkti. Siin ma võin ka öelda, et sellel joonlaual on ju tegelikult mingi ruumala. Siin ma otsin punkti, kus selle ruumala poolt moodustatud moment mõlemal pool seda keset on täpselt sama suur. Geomeetriliselt lihtsate või korrapäraste kujundite puhul see ruumala keskme leidmine on suhteliselt lihtne. Et teie sisuliselt kasutate selliseid kandilisi ujukeid või torusid. Nende torude roll ilmselt teie veealusel ruumal on suhteliselt väike. Te kasutate pigem selliseid risttahukaid. Ja nende risttahukate ja selliste korrapäraste kehade ruumala keskme leidmine on ilmselgelt suhteliselt lihtne. Kui me vaatame kõigepealt sfääri, siis loomulikult ükskõik kus kohas me 2D vaates seda sfääri vaatame, ta on selle ringi keskel. Ehk siia 3D pildile mul seda keset on väga raske joonistada, aga ta on igat pidi selle sfääri või selle palli keskel. Kui meil on risttahukas, siis ilmselgelt, kui me ühendaksime selle risttahuka vastasest nurgad, siis see ruumala kese on siin nende punktide lõike kohas. Ehk kui me vaataksime siit otsast, siis me näeksime neid diagonaale. See ruumala kese või mahu kese on selle diagonaalid lõikepunktis. Kui me vaataksime kusagil pikeme külje pealt ja näeksime samamoodi nende diagonaalid lõikepunkti, siis see ruumala kese on seal. Et kui me nüüd võtame korra uuesti selle enda tuuliku ette, kuhu me enne selle raskuskeskme määrasime, siis nüüd me tahame vaadata, et kus kohas selle tuuliku see ruumala kese on. Oletame, et see tuuliku vundament on meil ristküliku kujuline, lihtsalt selline lihtne kast ja selle tuuliku süvis on 25 meetrit. Kui meil on sümmeetriline konstruktsioon, ütleme, et see tuuliku vundament on selle telje ümber sümmeetriline, tal ei ole siin ääres rohkem ruumala või siin ääres vähem ruumala,
See tähendab, et see külgsuunas, nagu me praegu vaatame, see ruumala kese on selle tuuliku keskteljel. Ja tüüpiliselt on keskteljel. Ehk on tuuliku disaine, mis on ka ebasümmeetrilised või ujuvate tuulikute disaine. Aga neid me praegu siis, meie nii keeruliseks vähemalt selles loengus ei lähe. Võib-olla kui te ehitate oma tuulikut, võite ka ebasümmeetrilisi ehitada, sellest pole midagi halba, see teatud oludades võib toimida väga hästi. Aga meie oletame, et see ruumala kese on sellel keskteljel. Mis tähendab, et me ei pea muretsema selle külgsuuna pärast, me peame ainult muretsema selle pärast, kus on ta siin kõrgussuunas. Jah, kesktelg on meil siis see telg. Ja meid huvitab siis selle ujuvuskeskme vertikaalne asukoht sellel teljel. Ja loomulikult meil veeliin on siin, ütleme väike osa sellest tuulikust on vee peal, aga siia veeliini alla jääb meil 25 meetrit vett. Ja siin on siis meil selline ristkülik. Jällegi, kui me nüüd tõmbaksime siia need diagonaalid siia ristküliku sisse, siis see on nüüd see punkt, kus tuuliku ujuva vundamendi ruumala kese on. Ja miks need on kaks hirmus tähtsat punkti? Siia ruumala keskmesse mõjub efektiivselt vee üleslükkejõud. Ehk kui meil on 1000 tonne kaaluv tuulik, antud tuulik on siis 3200 tonni, siis kogu see 3200 tonni vee üleslükkejõudu efektiivselt rakendub siia punkti. Loomulikult on tegelikult vee rõhu kaudu jagatud tervele sellele kerele, aga tema efektiivne rakenduspunkt on selles punktis. Täpselt samamoodi nagu selle raskusjõu rakenduspunkt efektiivselt on massi keskmes. Ja loomulikult, kui see tuulik on tasakaalus, siis nii see raskusjõud kui ka see vee üleslükkejõud on täpselt sama suured, kuna see vee üleslükkejõud hoiabki seda tuulikut ujumas. Sellega me jõuamegi ujuvus juurde, mis on põhimõtteliselt ainult üks slaid, milles ma rääkisin ka eelmisel korral, või mis on 2 slaidi. Siin ma juba leidsin esimese väikse apsaka, ma ei saa aru, miks ma parandan selle kohe jooksvalt ära. Nii. Et jah, ujuvuse defineerib meil Archimedese seadus, mis ütleb, kui mingi keha on vees, siis vesi avaldab sellele üleslükkejõudu, mis on võrdne keha poolt välja tõrjutud vee ruumalaga. Nii, kukkusime õigesti välja. Siin tundub, et kui saadete mingi kummaline kuupmeeter sinna, mis on võrdeline, jah, sest ta tuleb veel tihedusega läbi korrutada. Nii, läheme nüüd sama hooga edasi. Et jah, nagu ma juba korra ütlesin, et kui Archimedese seadus selle defineerib, et kui me surume mingi keha vette, siis vesi üritab seda tagasi üles lükata täpselt sama jõuga, mis on olnud nüüd selle vee kaal, mille see keha oma teelt pidi eest ära lükkama, selleks, et teha endale see piisav koht seal vee sees, et seal olla. Ehk kui me võtaksime 1 kuupmeetri suuruse kasti, suruksime ta vette, siis ta lükkab oma teelt ära 1 kuupmeetri jagu vett. Kui meil on mage vesi, 1 kuupmeeter vett kaalub 1 tonn, see tähendab, et kui me kogu selle 1 kuupmeetri sinna vee alla surusime, siis see vesi üritab seda üles suruda 1 tonnise jõuga. Kui see kast on meil täpselt 1 tonn, siis meil on kõik täpselt tasakaalus. 1 tonn on raskusjõud, 1 tonn hoiab vesi teda vastu, süsteem jääb kenasti ujuma. Kui ta on natuke raskem kui 1 tonn, see kast, ja ta on rohkem ruumala kusagilt juurde ei tule, siis ta vajub põhja. Kui ta on natuke kergem kui 1 tonn, siis ta lihtsalt ei vajuks 1 meetri sügavusele, vaid ta jääks täpselt sellele sügavusele, kuidas ta tegelik kaal ja see ujuvusjõud on siis tasakaalus. Et kui meil on see 1 kuupmeetrine kast, ütleme 1 × 1 × 1 meetrit, ja ta kaaluks näiteks 900 kilo,
siis see süvis oleks 90 sentimeetrit. Sest selle 90 sentimeetriga me tõrjuksime välja selle 900 kilo veemassi. Ja loomulikult, kui teie ehitate oma tuuliku, ütleme, te hindate näiteks, et see tuulik kaalub, ma ei tea, 40 kilo, 1 kilo on 1 liiter vett, siis te peate arvestama, et teie ujukite ruumala, mis teil peavad seal vee all suutma veekindlalt püsida, peab olema vähemalt 40 liitrit. Sest siis teil on see välja tõrjutud veemass, mis on siis sisuliselt üleslükkejõud ja selle tuuliku mass tasakaalus. Et kui teil on näiteks väga kerge tuulik ja teil on väga palju ujukeid, siis ta jääb teile liige sinna pinnale ulpima, mis tähendab, et hakkab väga palju liikuma. Kui teil on väga raske tuulik, aga pole piisavalt ujukeid, siis ilmselgelt teil ei teki piisavalt vee üleslükkejõudu ja teie tuulik vajuks vaikselt põhja. Et kindlasti ka teie see ehitatava tuuliku veealuse osa ruumala peab siis olema tasakaalus teie tuuliku massiga. Ja nii, siin ma küll ütlen, et me leiame ujuvuskeskme asukoha, aga tegelikult me jätkame selle ülesandega ja nüüd me küsime, et kui suur peab olema antud tuuliku ujuvundamendi ruumala, et tuulik pinnal püsiks. Nüüd oleme arvutanud mõned slaidid tagasi, et selle tuuliku mass on 3200 tonni. Vastavalt Archimedese seadusele siis peab see tuuliku vundament välja tõrjuma oma massi jagu vett. Ehk nii palju vett peab välja tõrjuma, et selle välja tõrjutud vee mass oleks 3200 tonni. Sest välja tõrjutud vee mass vastavalt Archimedese seadusele vastabki sellele üleslükkejõule. Vee mass loomulikult võrdub ruumala korda vee tihedus. Meie praegu siin arvutuses oletame, et me oleme magedas vees. Meie basseinis on ka magevesi ja magevesi on ligikaudu 1 tonn kuupmeetri kohta või 1 kilogramm liitri kohta või mis iganes ühikuid te soovite kasutada. Ehk siit me saame nüüd arvutada, mis on see vajaliku veeruumala. Ja loomulikult siis see veemass ja tuulikumass peavad olema, välja tõrjutud veemass ja tuulikumass peavad olema tasakaalus. Ehk selle vajaliku ruumala, mis seal vee all peab meil olema, me leiamegi siis selle tuuliku mass, mis meil on 3200 tonni ja jagame läbi selle vee tihedusega. Et siit valemis me saame arvutada selle ruumala. Tuuliku mass on 3200 tonni, vee tihedus on 1 tonn kuupmeetri kohta, tulemus tuleb meil kuupmeetrites, järelikult suhteliselt lihtne arvutus 3200 jagatud 1-ga. Näeme, et see tuulik oleks pinnal stabiilne, vabandust, mitte stabiilne, veel sinna me pole jõudnud, selleks, et ta pinnal ujuks, peab ta suutma oma teelt välja tõrjuda 3200 kuupmeetrit vett. Ta peab suutma seda teha selliselt, et siin kusagil ei ole ühtegi avaust, kus vesi hakkab sisse voolama. Ka siin vahetult veeliini kohal ei peaks olema mingid avausi, sest aeg-ajalt meil on lained, tuulik kõigub, et ta ei peaks saama kusagilt vett sisse võtta. Ühesõnaga see 3200 kuupmeetrit tuleb saavutada piisavalt turvaliselt ja loomulikult siia peab jääma ka teatud ujuvusvaru, et ta lainetes saaks hakkama, et ta teatud kaldenurkadega saaks hakkama kõik see. Sõnaga, see on nüüd selle ujuvuse pool. Et ujuvus on natuke selle probleemi või selle ülesande lihtsam pool. Kuidas me saame tagada selle, et see tuulik ujub? Mõnevõrra keerulisemaks läheb ja meil tuleb palju rohkem mõisteid juurde, kui me räägime tuuliku püstuvusest. Siiamaani oleme rääkinud mõnedest punktidest, nüüd meil tuleb 1 punkt ainult juurde. Aga selle punktiga võib-olla see toimetamine ongi kõige huvitavam ja sellega annab kõige rohkem asju kas väga heaks teha või väga halvaks teha. Väga lihtne oli meil leida seda põhjatasandit, sest see on see, kus meie tuuliku põhi on. Võib-olla teinekord teil on siin mingi kummalisem disain, siis see tuuliku põhjapunkt võib-olla on kusagil mujal.
Teiseks me panime paika selle ruumala keskme ehk siis selle punkti, kuhu meil rakendub vee üleslükkejõud ja mis on siis selle veealuse ruumala keskel või veealuse ruumala kese. Siis me defineerisime ära raskuskeskme, kuhu ekvivalentselt mõjub meil selle tuuliku raskus. Ja nüüd ühe uue punktina meil tuleb juurde metatsenter. Ja selles metatsentris me nüüd natuke varsti räägime, et kuidas me seda metatsentrit defineerime, kuidas me teda arvutame ja mida ta üldse teeb. Ja siis siin loengu lõpupoole ma siis räägin natuke ka sellest, kuidas, mis olukorrad kirjeldavad meil väga head püstuvust, kuidas need punktid peavad asetsema, et see tuulik oleks hästi püstuv ja kuidas me saame neid punkte natuke liigutada selliselt, et meie piisav püstuvus oleks tagatud. Aga jah, raskuskeskmesse mõjub siis tuuliku raskusjõud ja ujuvuskeskmesse mõjub veest tingitud üleslükkejõud. Aga räägime nüüd sellest, et mis asi on see metatsenter, kuna ta ei ole nii lihtsalt ja visuaalselt ettekujutatav punkt. Metatsenter, nii keegi tahab veel sisse tulla. Kui meil tuulik ujub vees, lained ei ole, tuult ei ole, kõik on ilus, tuulik püsib stabiilselt, ei kõigu kusagile suunas. Aga kui nüüd on lained ja kui on tuul ja reeglina on lained ja reeglina on tuul, eriti nendes asukohtades, kuhu need tuulikud pannakse, siis selle tuule ja väliste jõudude mõju, see tuulik kaldub ühe külje peale kreeni. Ja mida see nüüd tähendab? See tähendab seda, et meil mingi osa tuulikust tuleb veest välja ja mingi osa tuulikust või vundamendist läheb vee alla. Täpselt sama põhimõte on ka laevade puhul, aga praegu me räägime selle tuuliku kontekstis. Ja mida see siis tähendab, et kui meil esialgu see veealuse ruumala kese oli täpselt siin tuuliku keskel, siis nüüd ta ei saa enam siia keskele jääda. Sellepärast, et see ruumala kese on tegelikult nihkunud ühe külje peale. Kuna siit meil on osa ruumala veest välja tulnud, siin ei ole enam ruumala, veealus ruumala vähemalt, ja siia on natuke ruumala juurde tulnud. Siis loomulikult see kese, ruumala kese nüüd nihkub ka meil nüüd selle külje poole, mis meil on vajunud rohkem vee alla. Ma seda B0-ga tähistan seda esialgset keset. Ja nüüd, kui ta on kreenis, siis see veealuse ruumala kese on nihkunud siia uude punkti. Ja kui me nüüd sellest, aga see üleslükkejõud loomulikult nihkub selle keskmõjuga koos. See üleslükkejõud on ikkagi täpselt sama suur, sest midagi massiga ei ole meil muutunud. Meil tuulik on lihtsalt läinud kreeni, tema mass ja vee väljasurve on täpselt sama suured ikkagi edasi. Ehk nüüd selles punktis ka see vee üleslükkejõu resultant, mis seda tuulikut pinnal hoiab, nihkub loomulikult siia punkti. Ja kui me nüüd siit pikendame selle jõu mõju sirget ja siis see punkt, kus see üleslükkejõu mõju sirge lõikub selle kreeni läinud tuuliku keskteljega, see punkt ongi metatsenter. Ehk sisuliselt selle tuuliku see kreenimine või see kõikumine käib teatud määral selle metatsentri ümber või vähemalt see metatsenter võimaldab meil defineerida need jõud või nende jõudude asukohad, mis hakkavad siis seda tuulikut püsti pöörama. Ehk selleks ja selle metatsentri kõrgus on ilmselgelt ülimalt tähtis püstuvuse seisukohalt. Ja selleks, et me nüüd oskaksime seda metatsentri asukohta välja arvutada, me peame teadma, kui palju see ujuvuskese nende erineva kreeninurkade korral nihkub. Ja seda me hakkamegi nüüd vaatama. Aga enne ma räägin ära selle, et ütleme, kui see tuulik on nüüd kreeni läinud. Ta on vajunud juba ühe külje peale, ütleme
oli üks väga suur tuuleiil või väga suur laine, ta lükkas tuuliku ühe külje peale. Me räägime praegu väikestest nurkadest, me räägime nurkadest kuni 10 kraadi. Sellised tuulikud, kui nad liiguvad juba paarkümmend kraadi, siis see tuulik enam ei toimi. Me räägime suhteliselt väikestest nurkadest ja mõned need oletused, mida me siin arvutustes teeme, eeldavad ka, et need nurgad on suhteliselt väikesed. Aga ütleme, et meil käis see laine nüüd üle selle tuuliku, see tuulik on läinud 7-kraadisesse kreeni. Suur laine, mis nüüd juhtub? Juhtus siis see, et see veealuse ruumane kese on nihkunud siia ühe külje peale. Raskuskeskmega pole mitte midagi muutunud, sest see tuulik meil kusagilt ei leki, massiga midagi ei juhtu. Raskusjõud on meil ikkagi siin punktis G ja üleslükkejõud on meil punktis B. Ehk meil on siin praegu 2 jõudu, mis seda tuulikut mõjutavad. Meil on raskusjõud, 2 V ja me tähistame deltaga selle tuuliku üleslükkejõud. Ja sellised 2 jõudu, mis on samasuunalised, aga erineva märgiga ja mis asuvad üksteisest teatud kaugusel, need moodustavad sellise mõiste nagu jõupaari. Seal on ka paaris 2 jõudu, täpselt sama suured. Meil raskus on alati tasakaalus V üleslükkejõuga. Nad on sama suured, aga nad asuvad üksteisest mingit kaugusel. Siis see jõupaar, ütleme mul siin on, see jõud tõmbab siin allapoole ja siit tõmbab ülespoole. Mida see jõupaar tahab tegema hakata? Ta tahab hakata seda süsteemi pöörama. Ja kui jõud pööravad midagi, siis nende jõudude pöörevõimet kirjeldab jõumoment. Ja siis selline jõudude süsteem, kus meil on siin üks allapoole vaatav jõud ja teine ülespoole vaatav jõud ja nende vahekaugus on tähistatud GZ-iga. Miks on GZ? Varsti jõuame sinna. Ütleme, et nende vahekaugus on GZ. Siis see taastav moment, millega see jõupaar üritab nüüd seda tuulikut tagasi püsti keerata, on nende 2 jõu vahekaugus korda siis selle jõu väärtus. Need jõud on tegelikult võrdsed. Nagu ma olen mitu korda öelnud, raskusjõud ja gravitatsioonijõud ja üleslükkejõud on alati tasakaalus, kui meil tuulik ujub. Ja see momendi me võime siis arvutada see vahekaugus korda kas üleslükkejõud või vahekaugus korda raskusjõud. Mõlemad on sama suured, tulemus on täpselt sama. Ja siis see moment on Newton-meetrites, kui meil raskus ja üleslükkejõud on antud Newtonites. Kui me tahaksime natuke jällegi mitte nii formaalsed olla, siis võiksime öelda ka, et meie tuuliku mass on tonnides, üleslükkejõud on tonnides, vahekaugus on meetrites ja see moment on tonnmeetrit. Aga ühesõnaga, see jõupaar, mis meilt siia tekib, meil tuulik läheb kreeni, siia otsa jääb meil nüüd üleslükkejõud, siin meil on allapoole suunav raskusjõud ja mis siis tähendab, teen seda pidi, see jõud tõmbab ülespoole, see jõud siin tõmbab allapoole, ta üritab seda kreenis olevat tuulikut õigeks keerata tagasi. See GZ on nende 2 jõu mõjusirgete vaheline kaugus. Ja kui me nüüd vaatame siin seda pilti, mis siin meil on moodustunud, siis selle lõigu GZ pikkuse väikeste nurkade korral me saame arvutada selle lõigu pikkuse, mis on siis raskuskeskme ja metatsentri vaheline kaugus. Selle lõigu pikkus, nii, vabandust, nüüd ma siin pean küll ühe asja jälle ära parandama, sest see, miks see nõnda pole alati viskab, sest siin mul ei ole, sest see on natuke juba siuke lubamatu viga siin, see ei ole lihtsalt kirjaviga, siin mul peab olema GM. Kuna ma teen seda esitlust esimest korda, see sai vahetult enne loengut valmis, siis siin on veidi veel näpukäid. Ühesõnaga, kui me võtame selle lõigu pikkuse, mis on nüüd selle raskuskeskme ja metatsentri vahekaugus, korrutame läbi selle kreeninurgaga,
mille alla see tuulik on läinud, selle kreeninurga siinusega, siis me saamegi selle lõigu pikkuse, selle lõigu GZ pikkusega. Ehk see jõuõlg, millega see tuulik üritab ennast püsti keerama hakata, sõltub väga otseselt sellest, kui kaugel meil see metatsenter on raskuskeskmest. Ehk nii raskuskeskme asukoht kui ka selle metatsentri asukoht on üliolulised selle püstuvuse arvutamisel. Ehk mida pikem on selle GZ lõigu pikkus, see tähendab, et seda pikem on ka see lõik, ehk seda kaugemal on metatsenter raskuskeskmest, seda parem on tuuliku püstuvus. Ehk hea püstuvuse me suudame tagada siis, kui meil massikese on võimalikult madalal, võimalikult all on meie massikese ja see metatsenter on võimalikult kõrgel. Massikeset me juba teame, kuidas leida. Aga kuidas me saame arvutada seda metatsentrit ja kuidas me võime aru saada, et millises olukorras see metatsenter on meil võimalikult kõrgel. Räägime nüüd natuke metatsentri arvutusest. Enne siiski räägin ära korra selle, et mis juhtub siis, kui meil massikese läheb hirmus kõrgele. Ütleb, et me oleme kuidagi selle tuuliku hästi valesti dimensioneerinud, me oleme teinud selle ujuvosa millegipärast väga kerge ja me oleme üles pannud hästi suure raskuse, hästi võimsa generaatori. Mis siis juhtub? Meil juhtub see, et selle tuuliku massikese läheb hästi kõrgele. Ja kui massikese on meil väga kõrgel, siis meil juhtub tegelikult see, et kui tuulik läheb kreeni, siis see kõrgel olev massikese liigub hästi palju meil külje peale. Ja selle külje peale liikumisega ta läheb tegelikult sellest üleslükke jõust mööda. Ja mis nüüd juhtub? Meil ei ole enam selline jõupaar, mis tahab seda asendit tagasi keerata, vaid meil tekib selline jõupaar, mis seda kreeni nurka tahab veel edasi suurendama hakata. Et kujutate ise ka ette, kui see jõud tõstab meil ülespoole ja see jõud tõmbab allapoole, siis üheskoos nad tahavad seda kreeni nurka tegelikult veelgi suurendama hakata. Ja see täpselt hakkab juhtuma, kreeni nurk suureneb nii kaua, kuni see tuulik lõpuks läheb ümber. Et kes on Stockholmis käinud Vaasa muuseumis, kus on üks väga uhke vana Rootsi sõjalaev. Selle sõjalaevaga juhtus tegelikult täpselt sama asi. Rootsis tol ajal, see vist oli 17. sajandi algul, kui see laev ehitati, osati juba päris hästi hinnata laevade püstuvust. Ja kui see laev oli praktiliselt valmis, siis kuningas tellis ülemistele tekkidele veel väga suured ja rasked kahurid. Mis juhtus? Massikese läks hästi kõrgele, kui laev sõitis sadamast välja, läks ümber ja uppus ära. Et seega väga kõrgel asub massikese kindlasti on probleem. Ja mismoodi ta arvutuslikult avaldub? Ta avaldub arvutuslikult tegelikult nõnda, et selle GM-i pikkus, kuna G raskuskese asub punktist M üleval pool, GM-i pikkus on nii-öelda negatiivne ja arvutuslikult see tähendab siis seda, et selle lõigu pikkus, ehkki see lõigu pikkus on olemas, aga selle lõigu pikkus arvutuslikult tuleb negatiivne. Ja siis öeldakse ka, et selle laeva GZ on negatiivne, mis tähendab, et selle jõuõla pikkus on negatiivne, mis hakkab selle laeva pigem ümber pöörama. Ja ilmselgelt selline tuulik pikalt merel püsti ei püsi, sest tegemist on pigem sellise mittestabiilse tuulikuga. Ja loomulikult, kui meil oleks tuulik stabiilne, siis see tähendab, et meil massikese on palju madalamal ja see mass ei liigu sellest tõstejõust valele poole, mis siis hakkaks seda tuulikut pikali kallutama. Aga me oleme nüüd metatsentrist natuke rääkinud, aga me ei ole veel rääkinud, kuidas me saame leida metatsentri asukoha. Metatsentri kõrgus sõltub tuuliku veealusest ruumalast, sõltub sellest, kus asub selle ruumala kese
ja sõltub tuuliku veeliini inertsimomendist. Ja meil saame defineerida arvutusvalemi, mis ütleb meile, kui kaugel see metatsenter on selles veealuses ujuvuskeskmest. Ehk kui me suudame arvutada välja selle veeliini inertsimomendi, ja ma kohe näitan, kuidas seda arvutada, siis kui me selle inertsimomendi jagame läbi selle tuuliku veealuse osa ruumalaga, siis me saame kätte selle, kui kaugel see metatsenter asub sellest veealuse ruumala keskpunktist. Veealuse ruumala keskpunkti leidmine oli suhteliselt lihtne. Meil on suhteliselt lihtne kandiline ujuk näiteks, siis ta ongi enam-vähem selle ujuki keskel. Aga jah, et me nüüd leiaks, kui kaugel kõrgel see metatsenter on sellest ruumala keskpunktist, sellest me peame lõikama selle tuuliku siit läbi, vaatama, millise kujuga veeliin või millise kujuga pind meil sinna moodustub, arvutame selle pinna inertsimomendi, mida me tähistame siis selle IT-ga ja jagame selle inertsimomendi läbi siis selle veealuse osa ruumalaga. Ütleme jah, see veeliini kuju, kui me lõikaksime ta siit veeliini tasandilt läbi, vaataksime sealt ülevalt päikese poolt või siis selle tuuliku generaatori poolt seda veeliini, siis me näeksime, et see liini kuju on võib-olla midagi sellist. Väga paljudel ujuvatel tuulikutel ta ei ole selline ja nagu ma ka arvutuslikult näitan, see tingimata ei ole ka maailma kõige parem kuju sellele veeliinile. Aga ütleme, et meil on mingi veeliini kuju ja nüüd selle veeliini, selle pinna inertsimoment on see, mida meil on vaja leida, et suuta arvutada siis selle metatsentri asukoht. Ja loomulikult siit te näete ka ära, et mida suurem see veeliini inertsimoment on, seda kõrgemal meil see metatsenter asub. Mida suurem inertsimoment, seda kõrgemal metatsenter, seda parem on selle või seda stabiilsem on see tuulik ja seda parem on selle tuuliku püstuvus. Aga vaatame siis, kuidas me seda inertsimomenti saame arvutada ja mis olukordadel see inertsimoment on suur ja mis olukordadel see inertsimoment on väike. Inertsimoment iseloomustab põhimõtteliselt pinna inertsust asendi muutmise suhtes. Et ma ei tea, kui mul on see joonlaud, kui ta oleks hästi lühike joonlaud, siis ta liiguks mul palju kergemalt. Kui ta oleks hirmus pikk joonlaud, siis ta liiguks palju aeglasemalt, kui ma sama jõuga teda kusagilt tõukan. Ehk see inertsimoment kirjeldab, kui inertne see pind on muutuste suhtes või oma asendi muutmise suhtes. Et kui keegi ütleks mulle, et mingi pinna pindala on näiteks 30 ruutmeetrit, siis ma veel ei tea, kus kohas, kuidas see pindal on jaotanud. Kas see 30 ruutmeetrit on kuubikuna, kas on võib-olla keskelt tühi, võib-olla mul on 15 ruutmeetrit ühel pool, 15 ruutmeetrit teisel pool, võib-olla on üldsegi 100 meetri kaugusel üksteisest. See pindal üksinda ütleb mulle seda, aga nüüd see pinna inertsimoment ütleb mulle ka seda, kuidas see pindala on teatud telgede suhtes jaotunud. Mida suurem on pinna inertsimoment, seda suuremat momenti on vaja selle pinna pööramiseks ümber oma telje. Et näiteks seda joonlauda ma saan suhteliselt väikese jõuga pöörata, kui ta oleks 2 meetri pikkune, kaaluks sama palju mingi ime läbi, siis tegelikult tema liigutamine ikkagi oleks juba väga palju raskem, sellepärast, et ta pinna inertsimoment on väga palju suurem. Pinna inertsimomendi ühik on meeter astmes 4, sest me vaatame, kui kaugel pindal on ja korrutame selle vahekauguse ruuduga läbi, annab meile meeter 4. Aga kohe me varsti jõuame ka valemiteni. Antud projektis me käsitleme ainult riskülikute inertsimomente, kuna teie ka tegelete peamiselt risküliku kujuliste ühikutega. Ja inertsimomenti arvutatakse alati teatud telje suhtes. Et kas või kui ma seda joonlauda, kas ma nüüd pööran teda
selliselt ümber selle risttelje või ma pööran teda ümber selle pikema telje, ilmselgelt see inertsi moment on väga erinev. Ja seda näitab ka see, et mul niimoodi seda joonlauda annab painutada, aga teistpidi mul teda juba painutada on väga raske. Ehk jällegi need inertsi momendid on eri suundades väga erinevad. Et inertsi momenti me alati peame arvutama teatud suuna suhtes või teatud telje suhtes. Aga võtame riskülik, kui meie tuulik on siin keskel, see on meie pind ja me tahame arvutada inertsi momenti nende telgede suhtes, siis kõigepealt selle X-telje suhtes tähendab, et ma tahaksin seda pinda pöörata ümber selle X-telje. Te võite ette kujutada, mida pikem see kujund on mul nüüd selle X-telje ristsuunaga, seda raskem on seda telge, seda kujundit ümber seda X-telje pöörata. See on täpselt see, et minu sõrm on siin praegu X-telg ja see, mida ma olen rääkinud, kas mul on see joonlaud või mul on 2-meetrine joonlaud, ta on väga erinev see kaugus, kuhu see pind ulatub selle telje suhtes, mille ümber me pöörame. Aga see inertsi momendi valem riskülikul on siis selline, et alati meil läheb selle teljega risti olev mööd kuupi. Me räägime praegu siin telgede suhtes, nende kesktelgede suhtes. Ehk antud juhul meil on selle kujundi laius korda selle kujundi kõrguse kuup. Ja me jagame selle 12-ga. Siin me saame nüüd selle inertsi momendi X telje suhtes. Ehk see kõrgusmõõt antud juhul on ülipalju tähtsam võrreldes selle kujundi laiusega. Ehk kui teil on vaja teatud telje suhtes suuremat inertsi momenti, siis viige see ruumala selles teljes või see pindala selles teljes võimalikult kaugele. Siis see inertsi moment suureneb. Varsti teen järgmisel slaidil on ka paar näidet selle kohta. Kui me tahame näiteks Y-telje suhtes inertsi momenti arvutada, ütleme, et meie tuulik on ebasümmeetriline, me tahame arvutada, kui need lained tulevad siit poolt, kui paljud ümber Y-telje liigub, mis on ta inerts Y-telje suhtes, siis loomulikult Y-teljega ristsuund on meil see laius, ehk meil läheb kuupi laius ja niisama me korrutame läbi ta selle kõrgusega. Ehk vastavalt sellele teljele me nüüd peame vaatama, et mida me võtame kuupi ja mida me ei võta kuupi. Et alati selle teljega ristuv suund läheb kuupi. Ja võite ise ka ette kujutada, et kas see pööramine on raskem siis, kui teil on mingi hästi pikk element piki seda telge või on see element hästi pikk just risti selle teljega. Et ilmselgelt risti olevat asja meil on väga palju raskem keerata. Jällegi, kas on raskem keerata seda joonlauda niimoodi või niimoodi. Et ühel puhul on see teljes kaugemal olev suund väga palju pikem, kui ma pööran teda selle telje suhtes, siis see mass või ruumal on jaotunud väga kaugel selle telje suhtes. Või kui ma nüüd keeraksin teda ümber selle telje, ma ei tea, kui hästi see siin näha on, ei ole väga hästi, siis tema pindala nüüd selle pikitelje suhtes on suhteliselt lähedal sellele teljele ja ta inertsi moment on palju väiksem. Aga mis juhtub siis, kui me tegelikult meie teljed, mille ümber me liigutame, ei ole tegelikult selle pinna keskel? Ütleme näiteks, me oleme oma tuulikus jätnud ta keskelt tühjaks, võib-olla seal on mingi raamistik, aga me oleme selle ruumala või selle pindala viinud selles keskpunktis võimalikult kaugele. Et näiteks me tahame seda inertsi momenti arvutada mingite telgede suhtes, mis on mingil kaugusel E võrreldes selle pinna enda keskpunktiga. Ja ainult Y-telg on mingi vahekaugusel. X-telg on tegelikult samal kõrgusel, meil selle väikese X-i ja suure X-i vahel ei ole tegelikult mingit erinevust. Siis selle X1 suhtes see inertsi moment on ikka täpselt sama, laius korda selle kõrguse kuup jagatud 12-ga.
Inertsi moment jääb samaks, kuna teljed X ja X1 langevad sisuliselt kokku, nad on lihtsalt joonistatud erinevatesse kohtadesse. Aga see Y-telg on nüüd mingil kaugusel E. Ja sellisel juhul, kui me arvutame nüüd seda inertsi momenti mingi uues kohas, mis ei ole täpselt selle pinna keskel, siis me kõigepealt arvutame välja selle inertsi momendi ikkagi täpselt siin pinna keskel. See on nüüd täpselt sama, mis ta oli meil enne. Y-telje suhtes meil risti suund on see B, laius läheb kuupi, korrutame ta läbi kõrgusega ja jagame 12. Ja nüüd me peame arvesse võtma ka selle, et on meil nüüd meid huvitavast teljest tegelikult mingil kaugusel E. Ja me peame lisama nüüd selle vahekauguse mõju siia. Ja mismoodi me seda teeme? Me võtame selle vahekauguse ruutu ja korrutame läbi selle pindalaga ehk laius korda kõrgus. Ehk meil nüüd see inertsi moment suureneb nii-öelda lükkemomendi võrra. Kui siin keskel oli meie inertsi moment see osa on siin ikkagi olemas, aga meil on juurde tulnud kas nüüd suurem või väiksem osa, seda sõltub, kui kaugel meil need teljed on, aga meil on juurde tulnud siiski mingi osa. Ehk inertsi momendile lisandub meil nii-öelda lükkemoment, kuna see Y1 telg asub Y-teljest kaugusel E. Inertsi moment nüüd suureneb selle uue komponendi võrra. Teeme hästi kiiresti paar väikest arvutuslikku näidet, siis me saame aru sellest, kui suur see mõju on. Ütleme, et meil on mingi pind, mille laius on A, mis on 10 meetrit ja mille kõrgus on B, mis on 14 meetrit. Ja arvutame kõigepealt selle pinna inertsi momendi X-telje suhtes. X-telje suhtes ehk me pöörame teda ümber X-telje, mis tähendab, et nüüd see ülemine serv tahaks läbi ekraani tulla, alumine serv tahaks ekraani sisse minna. Keerame teda nõnda. Kõrgus läheb kuupi, korrutame läbi alusega, jagame 12 läbi, saame, et selle pinna inertsi moment on 2287 kuupmeetrit. See nüüd juba annaks meile mingi ettekujutuse või seda arvu me suudaksime juba kasutada oma selle metatsentri kõrguse arvutamisel. Kui me teaksime selle kujundi ruumala, uputatud ruumala, jagaksime läbi, saaksime teada, kui kõrgel meie metatsenter on selle veealuse ruumala B suhtes. Aga ütleme, et meil nüüd see tuulik, kui meil oli ta sellise ristlõikega, hakkas meeletult kõikuma, me saime aru, et selline tuulik ei toimi, meil on vaja seda inertsi momenti suurendada. Investeerime kõvasti raha ja paneme need 4 kuubikut siia üksteise kõrvale või 4, ma ei tea, ujuki moodulit. Mis me nüüd oleme saavutanud selle, et need mõõtmed on 2 korda suuremad. Meie pindala on 4 korda suurem, sest jah, meil enne oli 1 selline ruut siin, nüüd meil on 4 ruutu. Ja arvutame nüüd selle uue kujundi inertsi momendi samuti selle X-telje suhtes. Sisuliselt see arvutusvalem on sama, meil lihtsalt, kui meil enne oli A ja B, nüüd meil on 2 korda A, mille me korrutame läbi 2 korda B-ga, 2 korda B me võtame veel omakorda kuupi. Ehk meil on 20 korda 28 kuubis jagatud 12-ga. Me näeme, et me oleme 4 korda rohkem ruumala pannud, aga meie inertsi moment on kasvanud 16 korda. Ehk lineaarsete mõõtmete mõttes me tegime ühtepidi laius 2 korda suuremaks, teistpidi laius ka 2 korda suuremaks, ehk meie pindala kasvas 4 korda, aga inertsi momenti me oleme juurde saanud 16 korda. Mis jällegi näitab, et kohe, kui me kasvatame neid mõõtmeid, veeliini mõõtmeid, teeme oma tuulikut laiemaks, siis tegelikult inerts kasvab meil väga kiiresti, mis tähendab ka, et meie see metatsentri kõrgus kasvab kiiresti ja meie püstuvus läheb väga palju paremaks. Aga ütleme, et meil
sellest 36 000 ikka saame aru, et ikka kõigub liiga palju. Aga ruumale enam juurde ei saa, massi enam juurde ei saa. Et meil juba mass ja ruumal on tasakaalus. Me ei saa otseselt nende komponentidega muud teha, kui me saame nad natuke laiali nihutada. Ütleme, et me viime selle ruumala meie selle tuuliku keskpunktist võimalikult kaugele. Me teame, et jah, me midagi siia keskele me ehitada ei saa, me lihtsalt nihutame need ruumalad selliselt, siin arvutislikult on näidatud nõnda, et nad on nihutatud nõnda, et täpselt siia vahele mahuks veel üks selline kuubik. Aga me ühtegi konstruktsiooni elemente otseselt juurde ei toonud, me lihtsalt nihutasime neid laiemale ja kõrgemale. Ja vaatame, mis nüüd siis selle inertsi momendiga juhtub. Kui me tahame nüüd X-i suhtes arvutada, siis me arvutamegi niimoodi, me kõigepealt leiame selle inertsi momendi selle tema enda kesktelje suhtes, ehk see arvutus siin. Ja siin liidame talle juurde nüüd selle kauguse ruudu korda see pindala, mis siin on. Ja tegelikult kõik need kujundid on täpselt sama pindalaga, täpselt sama omaenda inertsi momendiga ja täpselt sama kaugel sellest keskteljest. Ehk kõik need 4 kujundid käituvad meie jaoks tegelikult samamoodi. Mis tähendab, et selle summaarse inertsi momendi me tegelikult arvutame välja ühe kujundi inertsi momendi alus korda kõrguse kuup jagatud 12-ga, liidame juurde vahekauguse ruut ehk see ruut korda see pindala. Korrutame 4-ga läbi, saame inertsi momendiks 112 000. Ehk me ei muutnud pindala, me ei muutnud ruumala, me ei muutnud massi, me ei teinud mitte midagi, me lihtsalt nihutasime need ruumalad või need pindalad nendest kesktelgedest eemale. Viisime nad rohkem, ütleme, kas tuuliku vundamendi välisperimeetril või tegime seda vundamenti suuremaks, jätsime ta keskelt tühjemaks. Ja selle kaudu me kasvatasime tegelikult seda inertsi momenti 3 korda, arvestades, et meie ruumala jäi samaks, veealuse ruumala kese jäi ka samal kõrgusel, sest me ei toonud ruumale juurde, me lihtsalt liigutasime seda, vertikaalsuunas me ei muutnud ruumalaga põhimõtteliselt midagi, siis see tähendab, et ka meie püstuvus kasvas 3 korda. Ehk see jõud, millega see tuulik üritab ennast tagasi tuua, kasvas 3 korda. Ja võrreldes nüüd selle esimese versiooniga, meie erinevus on kusagil juba 40 korda või peaaegu 50 või natuke alla 50 korra. Ehk me oleme tegelikult toonud 4 korda rohkem ruumala mängu võrreldes selle esialgse olukorraga, aga meie püstuvus on kasvanud ligikaudu 40 korda juba. Et seega tuleb jah mõelda, mismoodi need ruumalad paiknevad. Ja nüüd me hakkame jõudmagi tegelikult mõnede järeldusteni, mida teie juba saate ka siis oma mõttetöös või planeerimisel kasutada. Mida kaugemal on see metatsenter massi keskmest, seda stabiilsem on tuulik. Ehk nende 2 punkti omavahelist kaugust te soovite maksimeerida. Te soovite, et need punktid asuksid oma üksteisest võimalikult kaugel. Kuidas seda saavutada? Viia metatsenter võimalikult kõrgele. Ehk see punkt siin peaks liikuma võimalikult kõrgele. Kuidas seda saavutada? Põhimõtteliselt kõik see, mis me rääkisime eelmisel slaidil. Viige oma tuulik võimalikult laiaks selliselt, et see veeliini inertsi moment oleks võimalikult suur. Ehk pange see pindala või ruumala sinna, kus see kõige rohkem tööd teeb. Teine variant, võib-olla soovite neid koos kasutada, selleks, et seda lõiku pikemaks teha. Teine variant on see, et te mitte ei vii seda M-i ülespoole, vaid tööte G-d allapoole, ehk te toote massi keset allapoole. Tehke oma tuulik selliselt, et peamine mass oleks võimalikult madalal. Või pange seda massi sinna juurde. Kui teil on väga kerge pinnal ulpiv tuulik, mis vaevu on 1 sentimeetri jagu vees, siis ta ei ole väga stabiilne. Siis ta võib pikali kukkuda.
tehke niimoodi, et ta vajub sügavale vette, aga vaadake ilmselgelt, et ei lähe liiga raskeks, et ta teil lihtsalt ära upuks. Ehk tooge seda massikeset allapoole, viies selle tuuliku raskust allapoole. Võib-olla need ujukid, mis teil on, et siin sellel päeval, kui te ehitate, siin on ka liiva ja soola, ma ei tea kumba, ma ei tea, kas Marite oskab öelda, mida te saate kasutada nende ujukite täitmiseks, et teil seda raskust allapoole tuua. Või ma ei tea, tooge siia alla veel hoopis kusagil kaugemale veel üks raske ballast, mis tooks seda massikeset allapoole. Ehk me võiksime nüüd seda pilti vaadates öelda, hea püstuvusega tuulik on võimalikult lai ja võimalikult madalal paikneva massi keskmega. Aga siia teadlikult ma panin mitu küsimärki taha, et kas see tegelikult ka ikkagi on nii. Teoreetiliselt ta tundub nii loomulikult. Et jah, et võtame edasi seda eelmisel lehel püstitatud küsimust, et kas on siis niimoodi, et meil on võimalikult lai ja võimalikult madalal paikneva massi keskmega. Teoorias vastus on jah. Teoreetiliselt see on kõige hästi stabiilne tuulik, mis lainetes käitub väga hästi. Aga küsimus on, kas ta on ka tehniliselt teostatav, kas me suudame seda saavutada, kas me suudame teha piisavalt tugeva konstruktsiooni, kas selliselt, et ta tegelikult ujub. Võib-olla see kõik eeldab nii rasket ja tugevat konstruktsiooni, et ta lihtsalt upub ära meil see. Ta oleks hästi stabiilne, kui ta pinnal oleks, aga ta ei püsi pinnal. Ja teine asi loomulikult, kas ta on ka majanduslikult mõttekas, sest ega need tuulikud ehitatakse ikkagi selleks, et nendega raha teenida, mis tähendab, et ka need majanduslikud aspektid peavad olema väga põhjendatud. Seega peaks ütlema, et seda ujuvust ja püstuvust peab olema täpselt nii palju, kui meil on vaja turvaliseks opereerimiseks. Kui meil on seda liiga palju, siis me oleme tõenäoliselt tuuliku üledimensioneerinud, mis võib ka siis viia majanduslikult ebamõistlike konstruktsioonidele. Kui meil tuulikul on näiteks sellele rootorile ja generaatorile ja tiivikutele on täiesti okei, kui ta tormis liigub 5 kraadi näiteks, ühel küljel teisel küljele, siis ei ole mõtet seda tuulikut projekteerida selliselt, et ta liiguks pool kraadi ainult. Ilmselt see võib-olla on saavutatav, kas või näiteks ankurduse abil, aga seda ei ole vaja, sest see tähendab, et me tegelikult jätame selle tuuliku kasutamise liiga kitsasse aknasse, mis teeb selle üldiselt väga kalliks. Et me oleme ta üledimensioneerinud, me oleme siin liiga palju materjali pannud, liiga palju konstruktsioone ehitanud, tõenäoliselt liiga palju aega kasutanud. Ehk seal peab olema balanss. Sellepärast ma mõne slaidi pärast räägin, ka meie hindame seda, kui palju teie tuulik liigub, aga samas ka seda, kui väike ja kerge ta. Et me ei taha, et te teete hästi suured ja rasked, mis üldse liigu, sest me ütleme, et see ei ole majanduslikult mõistlik, ta peab olema just selline optimaalne, kus see tuuliku liikumine ja mõõtmed on omavahel tasakaalus. Ühe väikse nüansi ma tahan veel rääkida, mis võib-olla nüüd selles praegusest vestlusest nii hästi välja ei tulnud, on nii-öelda spaar-tüüpi tuulikud. Kui te tahate, te põhimõtteliselt oma torudes saate ka selle spaar-tüüpi tuuliku või nendest konteineridest enam valmis teha. Aga mis on spaar-tüüpi tuuliku eripära? Spaar-tüüpi tuulik ongi ta on selline torn vees, millel on hästi kitsas veeliin. Ja tundub, et ta ei tohiks üldse olla stabiilne, sellepärast, et see veeliin on hästi kitsas, selle veeliini inertsi moment on peaaegu olematu, aga kuidagi ta on ikkagi praktiliselt üks kõige stabiilsemaid tuulikutüüpe, mida kasutatakse. Ilmselgelt metacenter on tal väga madalal, sellepärast, et veeliin siin suurt inertsi momenti ei anna. Kõik on seal keskel koos, meil ei ole seda efekti, et meil on mingid pindalad väga kaugel, ja me saame kasutada seda kauguse ruutu korda pindala, mis annab meile väga suure osa sellest inertsi momendist. Aga kuidas on tegemist praktiliselt kõige stabiilsema tuuliku tüübiga, et kuidas see siis saavutatakse? Ja võib-olla siin osad juba saavad sellest aru, mida selle tuulikul tehakse, on see, et siin all on väga palju massi, mis tähendab, et see massi kese viiakse väga madalale ja massi kese on üldjuhul isegi madalamal kui see juba see ujuvuskese.
Varasematel piltidel meil alati see massikese oli ujuvuskeskmest üleval pool ja siin meil oli küsimus, kas nüüd kreeni minnes see massikese läheb mööda sellest ujuvuskeskmest, mis tähendab, et ta keerab pikali selle tuuliku või mitte. Aga sellel disainil saavutatakse siis see, et see massikese on madalamal kui ujuvuskese, mis tähendab, et ta põhimõtteliselt ükstaskõik, mis asendis ta on, tal on alati see olukord, et see moment, mis teda püsti üritab ajada, jääb alati põhimõtteliselt positiivseks. Mitte kuidagi ei ole siit võimalik saavutada sellist olukorda, kus see moment üritaks seda tuulikut pikali keerata. Aga mis teeb selliste tuulikute kasutamise raskeks ja miks neid siis igal pool ei kasutata juba, on see, et ehitus ja paigaldus on väga kallis, ta on suhteliselt raske ja hästi pikk konstruktsioon, selle merel püsti saamine on keeruline, selle merele transportimine on keeruline ja ka selliseid sadamaid, kes sellise suure konstruktsiooni laevale tõstmist näiteks toetavad, on maailmas suhteliselt vähe. Et seega selliseid sadamaid tuulikuid igal pool kasutada ei saa ja ta eeldab üldiselt väga sügavat vett, kuskil selline üle 80 meetri. Läänemeres seda 80 meetrit on raske leida. Üldiselt see projekt, mille raames me nüüd seda ettevõtmist siin teeme, avaratuulepark, tema on Läänemere mõistes väga sügavas vees, mis on kusagil 70 meetri sügavune, aga isegi see 70 meetrit jääb ilmselt sellisele tuulikutüübile natuke madalaks. Aga jah, mis need erinevad viisid siis on? Et meil võivad olla massiga stabiliseeritud tuulikud, millest ma just rääkisin, seda spaartüüpi tuulik, kus siis raskuskese on hästi madalale viidud ja see asub allpool ujuvuskeset, ehk see tuulik käitub nagu jonnipunn, teda on võimatu pikali lükata, ta tuleb tänu oma madalale raskuskeskmele alati üles tagasi. Veeliin on hästi kitsas ja väike ja metatsentri kõrgus ei ole väga suur. Teine viis, mis ma ütleks on tüüpilisem, on see, et ta on nii-öelda laiusega stabiliseeritud. Mass ja veealuse ruumale keskmed on kõik siin kusagil veepiiri lähedal, aga seda tuulikut hoiab siis püsti see, et inertsi moment on hästi suur, pinnad on viidud keskpunktist võimalikult kaugele, metatsenter on kõrge ja seega siis raskuskeskme metatsentri vahekaugus on suhteliselt suur ja see annab sellele tuulikule stabiilsuse. Siin on samamoodi tuulikus veeliin on suhteliselt kitsas, samas tuuliku ujuvus on tagatud, aga siin aitab siis sellele tuuliku püstuvusele kaasa ka see ankurdus. Et ankurdus siis hoiab seda, et kui see tuulik läheb kaldu, siis need ankrutrosside pinged hoiavad seda tuulikut püsti. Et need on siis need viisid ja meie siin oma projektis, kuna me põhja tuulikuid ankurdama ei hakka, siis teie pigem saate mängida nende kahe esimese variandiga, kas viies kuidagi massi väga madalale või viia seda tuulikut laiemaks või leida nende kahe vahel mingi selline sweet spot või see õige punkt, kus see tuuliku mõõtmed ja stabiilsus ja püstus on võimalikult hästi tasakaalus. Basseinis, kui me hakkame katsetama, me katsetame 3 erineva laiusega, teeme 3 erineva suurusega lainet. Mõõdame, kui palju teie tuulik nendes lainetes kõigub. Kui te teete ebasümmeetrise tuuliku, et ütleme, ta on ühtepidi laiem kui teistpidi, siis me katsetame teda selles suunas, kus ta stabiilsus on nõrgem. Et te teete näiteks ühtepidi meetri laiuse, teistpidi poole meetri laiuse, siis me paneme ta basseini nõnda, et need lained hakkavad teda kõigutama siis selle poolemeetrise laiuse suuna pealt, et me katsetame seda suunda, kus siis see tuuliku püstus on kehvem. Hindame ka tuuliku mõõtmeid ja massi, põhimõttel vähem ja väiksem on parem, sest üldiselt mida raskem ja mida suurem, see tüüpiliselt tähendab ka kallimat hinda selle tuulikul. Samas heidame pilgu peale ka vaatan, kui loominguliselt te olete, kui ilus see teie vundament välja näeb ja ka kui hästi ta koostatud on. Aga
üks tähtsamaid kriteeriume on ikkagi see, et kui stabiilseks te suudate oma tuuliku seal laines teha. Ja siin nende kõigi kriteeriumite põhjal me siis arvutame summaarselt teile skoori, mis siis aitab teid 3 võistkonda järjekorda panna ja vaadata, kes siis väljub võitjana ja kuidas ülejäänud poodiumi kohad jaotuvad. Nii, kas see on küsimusi vastuseid, et kuidas te saaksite võimalikult hea tuuliku ehitatud ja katsetatud? Mul üldiselt hakkab 7 minuti pärast järgmine koosolek, nii et 7 minutit ma oleksin teie päralt ja kui vaja, siis võime mingi päev veel teha mingi online sessiooni. Et kas teil on küsimusi tekkinud või soovite nüüd seda asja seedida ja mõelda selle teema peale, et ilmselt Marite saab teile saata ka need slaidid. Jah, saan. Aga kui kellelgi küsimusi pole, siis... Just. Et võib-olla siin tuleb nagu pigem esimese hooga mõelge, nii kuhu ma nüüd jõuan omadega. Võib-olla teie jaoks, kui te nüüd väga arvutama ei taha hakata, siis ehk see slaid on see, mille külge te võiksite esimese hooga keskenduda ja mõelda, et mis suunas te liigute, kas massikeskme suunas või mõõtmete suunas, et kuidas see võimalik hea tuulik valmis saada. Aga kui küsimusi pole, siis tänan ja loodetavasti näeme teid kõiki vähem kui 2 nädala pärast Kuressaares. Aitäh, Kristjan! Aitäh osalejatele ka loomulikult. Toredat õhtut! Kohtumiseni! Kohtumiseni!